juuli algus, sõitsime rongiga Tallinnast Narva ja isa alati, kui ta kuskil käis, oli kaasas portfell, igaks juhuks. Ja seekord jõudsime Narva, ta jättis oma portfelli Narva raudteejaama pagasihoidu koos kõigega, mis on kaasas oli. Teeme siis Narva peal ringi ära, vaatame Hermanni linnust, vaatame Raekoda ja veel neid mõnda vana hoonet ja neid uhkeid ja Narva Rootsi-aegseid bastione. Ja siis tekib mõte aga, et Jaak pole ju käinud üle jõe Jaanilinnas. Aga 92. aasta ja eelmise aasta sügisel on sündinud Eesti riik ja pannud piiri kinni. Toona nägi tänane Schengeni piir välja selline, et Vene pool see piir üldse ei tunnistanud, Vene poole peal piirivalvet ei olnudki ja Eesti pool oli keset Narva silda pannud ühe putka. Ja selle putka ees oli automaadiga üksik mees, noormees, kes siis Eesti piiri valvas. Läheme siis isaga selle noormehe juurde, ütleme, et teate, tahaks pojale näidata Ivangorodi linnust. Noormees mõtleb, ütleb, olgu, aga tahaks näha teie dokumenti. Aga isal pass jäänud sinna pagasihoidu portfelli ja mina just olin saamas 16, nii et mul üldse ei olnudki passi. Teate, meil ühtegi dokumenti ei ole, aga väga tahaks minna. Noormees jälle mõtleb, automaat käes, ütleb, olgu, te võite minna täpselt pooleks tunniks, aga ärge te jumala eest Vene piirivalvele kuskil vahele. Tormame üle silla, mäest alla, mäest üles, kedagi on kohanud sealt, jõuame Ivangorodi kindluse piletikassani, istub seal suur tädi ja siis järgmine probleem. Vaja osta pilet, aga just mõni päev varem Eestis olnud rahareform ja mitte ühtegi rubla enam kaasas ei ole. Ja siis tekkis isal geniaalne mõte, ta võttis taskust 2 kroonise. Tädi oli õnnest minemas Ogaras, valuuta ja me käisime 2 krooniga ilma ühegi dokumendita pooleks tunniks ära Venemaal. Ja kui täpne olla, siis tänaseni Eesti Vabariigi põhiseaduslikus territoorium. Et selline tore mälestus ja see on mind saatnud kõik need aastad ja kindlasti andis ka inspiratsiooni selle raamatu kirjutamiseks. Ja teine kindlasti põhjus, mis ma selle raamatu ette võtsin, on see, et inimeste sõpradega Narvast rääkides, siis mul on jäänud tunne, ma loodan, et seda ka kinnitate, et Narva saatus on eestlastel südames. Aga kui me just ei ole pärit Narvast, siis me tegelikult teame Narva ajaloost, mõtlen keskmine eestlane, neetult vähe. Teatakse üldjuhul seda, et seal oli ilus Rootsi-aegne barokkstiilis vanalinn, mis 44 Punarme poolt puruks pommitati ja pärast Stalini varemed lammutati. Võib-olla on seal keegi käinud ka uuemal ajal, aga ega me tegelikult Narva väga pikast ja väga põnevast ajaloost suurt ei tea. Ja niimoodi saigi see raamat ette võetud ja kirjutatud siis mitte ainult sellest Narva kurvast saatusest, vaid ka Narva ajaloo kuulsusrikastest peatükkidest ja neid just neid põnevaid, võib-olla vähe räägitud lugusid, sest ega ajaloosündmustega on see, et neid tuleb teatud aja tagant meelde tuletada, rääkida ka uutele põlvkondadele ja olles ka täna ise Gustav Adolfi gümnaasiumis ajalooõpetaja, siis ma ka Narvast olen oma õpilastele palju rääkinud ja tundub, et ka nooremale põlvkonnale see Narva on oluline, sest Narva on ikkagi Eesti linn ja täna, eks ole, veel eriti tähtis olles NATO ja Euroopa Liidu piirilinn. Ja nüüd, head sõbrad, ma kutsuksin teid lühikesele virtuaalsele jalutuskäigule siis selles kadunud Narvas, vaataks põnevaid vanu pilte ja räägiks ka ühtlasi nii Narva ajaloos kui ka sellest, mida selles vastilmunud raamatus siis saab näha ja lugeda. Olete valmis? Kõigepealt siis mõningaid vanu pilte ja kõigepealt siis oluline küsimus, milline on vanim teadaolev kujutis Narva linnast. Ja seda te siin näete. Üllatuslikult see vanim kujutis siis kunstist Narvast, perioodis, kui polnud veel, eks ole, fotokunsti olemas, on pärit Tallinnast ja asub Toomkirikus altari kõrval, kuhu maetud siis Rootsi päritolu sõjaväelik ja aadlik Pontus de la Gardie, kes siis Rootsi vägede eesotsas Liivi sõjapäevil aastal 1581 piiras edukalt venelaste käes olnud Narvat ja vallutas selle, et siis Narvas algas sel aastal
kui ka see kujutis on siis Rootsi aeg.